Tere tulemast regionaalhaigla järjekordsesse patsiendikooli. Täna räägime organdoonorlusest. Minu nimi on Riin Kullaste ja ma olen regionaalhaigla transplantatsiooni nõunik. Aga täna oleme siia vestlusringi kogunud sellised inimesed, kes nii või teisiti organdoonorlusega kokku puutuvad. Olles siis ise patsient, saanud organi, olles siis see, kes ravib neid patsiente või siis kirurg, kes siirdab selle organi, ja meil on siin ka üks inimene, kes ei ole veel oma seisukohta võtnud organdoonorluse suhtes. Ma tutvustaksin järjest ka meie osalejaid. Meil on siin Jaanika ja Peeter, kes on saanud neeru. Jaanika nüüd juba ootab 3. neeru. Siis on Merike, doktor Merike Luumann, kes on nefroloog ja tegeleb nende patsientidega. Siis on Anli, kellele on siirdatud süda. Ja Günter Taal, doktor Günter Taal on siis see, kes südant siirdab. Ja siis on Maria, kes ei ole veel seisukohta võtnud. Ja oleme need inimesed kutsunud siia, et natukene rääkida sellest, miks siis tegelikult on vaja organdoonorlust, kuidas see toimub, kes sellega tegelevad ja missugused võiksid olla nüüd need kõhkluse kohad või kahtlused, et inimesed ei ole veel otsustanud, kas siis lubada oma organeid siirdada või mitte. Miks on vaja siis organdoonorlust? Eestis on doonororganit ootamas kuskil 60 inimest, neerusid siis kõige rohkem, 35, kuskil mõned rohkem, mõned vähem mõni aasta, 6-7 inimest ootab südant ja kopse ja päris palju on neid muidugi, kes on oodanud juba pikalt ja pikalt. Eestis on see selline number, Euroopas 1000, maailmas 10, 100 000 inimesi, kes seda ootavad. Ja muidugi siis teisel pool on need inimesed, kes võiksid oma organeid loovutada. Aga alustame küsimustega nendele, kes on otse kokku puutunud. Ma tahaksin küsida Anli käest, mis siis juhtus sinu südamega? Mis sa tundsid ja miks sa ei saanud siis enam edasi elada selle südamega? No minul oli selline salakaval lugu, et alguses ma hakkasin tundma lihtsalt, et ma olen tohutult väsinud. Mul kadus ära igasugune võhm, mille ma siis panin selle peale, et mul oli ka kerge astma, et kindlasti on see sellest ja väikesed lapsed, et ongi okei. Kuni ühel päeval ma siis enam ei jaksanud ka teisele korrusele minna, et läksin sinna 4 käpukil ja siis ma sattusin regionaalhaigla EMO-sse ja sinna ma jäin. Ja tuli välja, et mul on raske südamelihase põletik. Doktor Taal võib mind parandada muidugi, kui ma siin mõne asjaga eksin, aga peaks olema justkui ise paranev haigus, kui patsiendile rahu anda. Aga minu puhul siis nii ei läinud, et minu süda ei näidanud paranemise märke. Ja otsustati siis, et tuleb mind saata Soome erakorralisele siirdamisele. Selge. Ja nüüd küsime siis inimeste käest, kellel järsku oli neeru vaja. Et mida teie siis tundsite, mis juhtus siis, et ei saanud enam oma neerutega hakkama? No, neeruhaigusega tegelikult on see, et on jube salakaval haigus, ega sa väga alguses, kui ta on nagu esimeses faasis, aga ei tunnegi midagi. Et mida haigus rohkem süveneb, seda rohkem hakkab tundma, aga seal on ka põhiliselt on see, et tekivad tursed, eriti hommikut, järkad üles, sul on ikkagi nägu ja silmad ja kõik on turses, õhtuks jalad turses, siis iiveldus tekib mingil hetkel, kui kreatiniin väga kõrgeks läheb, siis hommikune iiveldus on niisugune täitsa tavaline, väsimus, ja väsimus on nagu selline, et ei ole niimoodi, et natuke tukastan ja see läheb üle, see nagu ei lähe üle, see on kogu aeg. Ja see jõuetus, et sa ei jõua, ma ei tea, trepist üles minna, sa ei jõua 100 meetritki käia, sest sul on vaja vahepeal istuda, et see suur väsimus on see, mis on mis sind kahtlema paneb, et midagi on täitsa valasti. Peeter, kas sa tahad midagi lisada? Jaa, alguses ei tunne küll mitte midagi. Tänu sellele ma teadsin, et esimese diagnoosi neeruvagna põletik oli, siis hakati seda ravima. See läks kätte krooniliseks ja noore poisina ma ei tundnud midagi, ma ei teadnud midagi. Arstid ütlesid mulle, et sul on niisugune saatus ees ootamas.
ei uskunud ju noore mehena. Ja ega ma enne ei uskunudki seda, kui ma hakkasin dialüüsi jääma. Et siis tekkisid igasugused trenni jõudnud teha, sest jalad läksid juba nagu vatti täis, et kaalium tõusis. Ja siis oligi see, et tuli minna ja hakata dialüüsis käima. Ja millised on nüüd nende inimeste valikuvõimalused, et alustame südamest, et Günther, mis sellise inimesega siis meil Eestis saab juhtuda edasi? Lõppstaadiumis südamepuudulikkuse haiged on siis need haiged, või tähendab, ütleme siis südame siirdamisest või abipumpadest, me räägime nende haigete puhul, kelle südame enda remontimine ei ole võimalik, see ei anna tulemust, ehk siis klappide väljavahetamine, südame-veresoonkonna sunteerimine, nii edasi. Sellel ei ole perspektiivi, sest südamelihas on nii palju haige, et nende ventiilide parandamine nii-öelda ei aita või südame-verevarustuse parandamine. Ja siis on vastavalt olukorrale on siis kõige raskemas seisus, haiged lähevad kõigepealt ECMO peale, see on siis ekstrakorporaalne membraanoksügenatsioon, siis sisuliselt kunstlik või keha väline vereringe, millega on siis võimalik haiget kusagil nädal, 2, 3, 4, 6 aega elus hoida, nii kaua kuni selgub, kas see südamelihas taastub või ei taastu. Kui ta ei taastu, siis edasi on selliste haigete kuldseks ravistandardiks on südame siirdamine. Nagu me teame, on maailmas doonororganeid poole vähem kui neid inimesi, kes saavad endale doonororgani. Nii et selle organi saamisega seal peab suhteliselt pikalt ootama. Helsingi, kellega me teeme koostööd, kõige pikemalt ootavad 0 veregrupiga suure kasvuga mehed seda südant. Nendel on kõige raskem leida doonororganit. Ja kui see inimene siis selle organi leidmiseni elus ei püsi, või tõenäoliselt elus ei püsi, või siis on tema südame parema poole rõhud nii palju kõrged, siis me saame paigaldada sellise abipumba. Ma võin seda näidata, see näeb siis umbes selline välja, juhe on siit küljest ära võetud, see käib siis südame tipus sisse ja siit veresoone protees käib siia pumba teise otsa ja see pumpab siis kuni 10 liitrit minutis vere ülenevasse orti, ehk siis ta võtab südame vasaku vatsakese funktsiooni üle. Südame paremat poolt sellise pumbaga toetada, ütleme häda pärast saab, seda on maailmas tehtud, aga ta ei ole südame parema poole jaoks disainitud, et siin tuleb natukene nagu ise leiutada, et seda teha. Ja 2 pumbaga inimeste elukvaliteet ei ole ikkagi nii hea kui 1 pumbaga või siirdamisega. Nii et probleem on siin tänapäeval ikkagi see, et see juhe tuleb siit kusagilt kõhu naba juurest välja ja siis kontroller ja aku ja varuaku on vöö peal, nii et see on ikkagi, inimene ei saa ujumas käia, ei saa duši all päris nii käia nagu tavaliselt ja nii edasi, nii et peab laadima. Et on juba sellised pumbad ka olemas, kus need on, ütleme, katsetamisjärgus, on Iisraelis 2 tükki pandud, mis käib läbi naha see laadimine, aga see tehnoloogia on ikkagi liiga toores veel inimese jaoks. Inimese nahk ei pea seda energia hulka vastu, mis sealt läbi selle pumba laadimiseks vaja on. Nii et, aga need pumbad käivad ka haigetele, kes on juba väga eakad, aga samas ikkagi muus mõttes väga perspektiivsed inimesed ja ka neile, kellel on pahaloomuline kasvaja olnud eelnevalt. Nii et see kui südame siirdamine teha, siis inimesed saavad väga tugeva immuunsust mahasuruva ravi peale, mis omakorda aitab ka kasvajatel areneda. Nii et sellepärast on nende haigete valikuks selline pump, abipump. Jah, aga praegu ikkagi peamiselt on siis siirdamine. Siirdamine on kõige parema kvaliteediga. Ja. Et kui meil ikkagi vähegi patsient saab oodata, või siis, kuna me nüüd kuulume Skandia transplantis, meil on ka võimalik kogu Skandinaavia maades saada erakorraliselt doonororgan ja 2 haigel on Eestisse õnnestunud.
nii et uskumatult kiiresti on need organid tulnud, et 2 päeva pärast oleme saanud oma haigega nii-öelda siis Skandinaavias mingi elund vabaneb, siis me oleme nagu hädajärjekorras, me saame esimesena. See on eelkõige haigetele, kes on ECMO peal. Et see on siis kunstlik kops nii-öelda. Jah, kunstkops ja pump, mis ajab verd ringi, aga kui ta väga kaua on, ütleme üle 6 aja, siis hakkavad seal igasugused komplikatsioonid tekkima, mis tõttu. Ja haige on kindlasti voodi külge aheldatud ja nii edasi. Et selle pumbaga haiget on kodus, praegu meil on vast 5 aastat elavad juba, nii et lihtsalt need akud peavad kaasas olema ja laadimine ja nii edasi, aga muidu nad saavad suhteliselt normaalset elu elada. Nii, aga kui räägime neerust, et kui nüüd neerud ei tööta enam, mis need võimalused siis on nendel inimestel? Ja kui neerud enam ei tööta, siis Peeter siin juba ütles, et siis tuleb hakata dialüüsis käima ja tõepoolest see on üks nõndanimetatud neeruasendusravi vorm on siis dialüüsravi ja teine siis ongi neeru siirdamine. Ja dialüüs võib olla siis hemodialüüs, kus haiged käivad 3-4 korda nädalas, korraga on üks protseduur 4-5 tundi ja siis masina abil läbi väikse filtri siis toimub see vere puhastamine. Ja nii siis kogu aeg, kuni siis kas elu lõpuni või sinnamaani siis, kellele sobib neeru siirdamine kuni siirdamiseni. Ja teine variant on peritonaaldialüüs, kus siis selle filtri osas on haige enda kõhukelme ehk peritoneum ja siis on kogu aeg umbes 2 liitrit vedelikku haigel kõhus. Läbi selle peritoneumi, läbi selle kõhukelme siis toimub see vere puhastumine, see vedelik jälle küllastub nendest mürkidest ära, mida neerud enam välja ei vii, läheb sinna vedelikku, haige peab iga 4-5 tunni tagant seda vedelikku vahetama või siis on teine variant, et siis öösel masin teatud programmiga, mis me masinale programmeerime sisse vastavalt sellele haigele, siis öösel see masin vahetab vedelikku ja siis haige saab päeval minna kas tööle või lapsed kooli, et seda me siis kasutame rohkem nendel haigetel, kes on aktiivsemad. Aga seal on omad vead, et kui neer töötab 24/7, kõik päevad, ka vabad päevad, ka öösel, siis dialüüs, nagu ma ütlesin, on 3-4 korda nädalas, korraga 4-5 tundi, et selgelt ei ole ta nii efektiivne, kui on oma neerud töötavad ja isegi kui haige oleks kogu aeg dialüüsil, siis ikkagi need filtrid ei ole nii efektiivsed kui oma neerud, tähendab, need jääkained ikkagi jäävad organismi ja see veri puhas ei ole. Sama on peritoneaaldialüüsiga, et see peritoneum ei ole nii efektiivne kui oma neer, ei puhasta kõiki jääkaineid, ei puhasta nii palju kui vaja, et see organismi mürgistus tegelikult püsib nendel dialüüsihaigetel ikkagi edasi ja see kahjustab seda organismi, nii et eelis on loomulikult, kellele vähegi sobib, ikkagi teha neeru siirdamine. Just, ja siis ongi nii, et on patsiendid, keda siis nende raviarst soovitab vastavasse konsiiliumisse ja seal otsustatakse, et patsient sobib siirdamiseks ja ta võetakse siis ootelehele. See tähendab nüüd seda, et ta peab praktiliselt kogu aeg valmis olema, aeg-ajalt käima teste tegemas ja põhimõtteliselt olemas kodus ja hea, kui ei ole mitte mingisugused infektsioone ja sellised veel lisatingimused on. Ja kui nüüd siis selgub, et on olemas doonor, siis muidugi lähebki kogu protsess käiku. Meil oli siin varasemal ajal küllalt keeruline, kuna Eesti populatsioon on ikkagi ju väike ja valikut seetõttu oli vähe, siis oli see ka märksa keerulisem ja märksa kauem veel oodati, aga nüüd siin juba viimased 5 aastat on tehtud koostööd Scandia Transplantiga, mis on päris suur elundivahetusorganisatsioon Skandinaavias, kuhu kuuluvad siis Taani, Norra, Soome, Rootsi, Island ja nüüd siis möödunud aasta maist siis täisõigusliku liikmena ka Eesti. See tähendab seda, et selle 1,5 miljoni elanikkonna asemel, kust hulgast siis doonorid võiks valida, on siis ligi 29 miljonit ja seetõttu on olukord oluliselt paranenud ka Eesti jaoks.
nii, kui nüüd on siis selgunud, et organ on olemas, kuidas siis toimub selle südame siirdamine? Ma küsin Günteri käest. Südame siirdamisega on niimoodi, et 2009 mina seda asja ajama hakkasin, kuna Eestis see teema oli lahendamata ja kuna meie populatsioon on nii väike, 1,3 miljonit, siis oli algusest peale selge, et Eestis kogu seda teenistust püsti panna nii-öelda ei ole mõistlik. Et me seda kogemust ei saa, me kogume seda kogemust meeletult kaua, kui Helsingis tehakse kuskil 40 siirdamist aastas. Meie saaksime ilmselt teha 1 või 2 tükki aastas, nii et see probleem ei ole nii väga see kirurgiline õmblemine, vaid see äratõukereaktsioonide äratundmine ja nende ravimine ja nii edasi. Ja seda paraku niimoodi raamatust õppida on suht keeruline või ütleme nii, et seal on kogemust vaja. Ja see kogemus on 80 kilomeetrit põhja pool olemas, nii et meil on väga hea koostöö Helsingiga. Ja kui meie haige vajab siirdamist, siis me läheme koos oma haigega Helsingisse ja teeme seda seal Soome kolleegidega koos. Nii et see käib, tavaliselt peab üsna kiiresti reageerima, sest see doonororgan ei püsi väga kaua heas konditsioonis ja siis tavaliselt on see niimoodi, et kusagil õhtul selgub, et selline organ on olemas, siis me otsime retsipendi kontaktid ja transpordi, läheme Helsingisse, siis üks tiim läheb doonororgani järgi, kui kusagil kaugemal on Skandinaavia maades, nagu ennem sai räägitud. Ja teine tiim alustab siis Helsingis lõikust, nii et see on niisugune tohutu ajastamine, kuna süda talub ilma vereta olekut kusagil 4 tundi, siis 4 tunni jooksul peab ta olema siis mis iganes Skandinaavia riigist kohale transporditud ja saama nii-öelda sooja verd. Nii et südame siirdamise puhul on see seemia aeg 4 tundi, ehk siis ilma apnikuta, ilma vereta olemise aeg, et see on see, mis teeb selle südame siirdamise selliseks keeruliseks või ütleme ka ressursimahukaks, et lennutransport ja nii edasi. Ja see kõik see ajastamine, et kas see patsiendil on ennem tehtud südamelõikus, siis on kõik liitunud, on sinna pump paigaldatud, tuleb see välja võtta, et seal keegi kuskil ei saa kellegi teise järgi oodata, et see ajastamine on hästi keeruline nendel organkoordinaatoritel. Ja edasi on siis nagu ikka südamelõikus ja südamelõikusest paranemine, pluss siis kogu see äratõukereaktsioonide äratundmine ja mida kaugemale lõikuses, seda suurem on see tõenäosus, et on nagu õnnestunud see asi, et kui see maailma keskmine südamesiirdamiste elulemus on kusagil 10 aasta elulemus on umbes 50%, siis Helsingis on sellest keskmisest paremad tulemused, kusagil 7-80% on 10 aasta pärast need haiged elus. Nii et võib-olla lühidalt. Anneli, kuidas sa tunned ennast peale südame siirdamist? Mina tunnen väga hästi, kuigi minul on ka olnud 3 äratõuget, et esimene oli kõige ägedam, see oli kohe alguses ja pärast siis 2 sellist kerget äratõuget, mida ma ise ei tundnudki. Et see tuli siis välja selle biopsia käigus, mida ma käin tegemas regulaarselt. Just. Kuidas neerudega on? Neerusid siirdatakse Eestis? Jah, neerudega on selles mõttes lihtsam, et neid siirdatakse Eestis Tartu Ülikooli kliinikumis ainult ja neid tehakse umbes 40-60 siirdamist aastas, oleneb siis aastast, kui palju saame neerusid, kui palju on sobivaid neid inimesi, kellel neid neerusid panna. Ja selles mõttes meie ei pea koos haigega Tartu minema, meil on nii palju lihtsam, et helistatakse haigele, haige läheb Tartu ja siis, kui ka siis seal kohapeal kõik sobib, siis see lõikus aset leiab. Et samamoodi aeg on oluline, aga haiged kõik teavad, et kui nad ootelehele pannakse, siis nad on valmis, neil on läbi mõeldud, kuidas nad Tartusse saavad võimalikult kiiresti, kas päeval või öösel. Ja umbes nädal või 2 nädalat vastavalt siis, kuidas kirurgilisi probleeme on need haiged Tartus, edasi tulevad siis oma sellesse haiglasse, kus nad enne jälgimisel olid. Ja neeru puhul on samamoodi, äratõukereaktsioonid on üks oht, need haiged peavad ravimeid võtma kogu oma elu
et ära hoida äratõukereaktsiooni peale siirdamist ja siis võitlema infektsioonidega ja äratõugetega, et samamoodi kõnnivad noateral selle osas, nii nagu kõik teisedki siirdatud organitega inimesed. jah, ja kuidas teie tunnete nüüd ennast? Peetril juba pikka aega üks ja no peale neeru siirdamist, see on nagu kaks eri maailma, sa ei saa võrrelda dialüüsi ja peale neeru siirdamist järgset aega, et kui sul on neer siirdatud, siis kui kõik on nagu hästi läinud, siis sa tegelikult oled nagu terve inimene, sa küll võtad neid ravimeid väga palju ja igapäevaselt ja sa käid kontrollis kogu aeg, aga sul on jõud on tagasi, sul on energiat on palju, sul ei teki väsimust sellist, nagu on dialüüsis, et see on nagu, see on ikka nagu öö ja päev, seda ei saagi võrrelda üldse. Et siis oled sa nagu jälle niisugune elujõudu täis ja tahaks kõike teha. Aga kui sa oled dialüüsis, siis iga hommiku ärkad üles ja mõtled, et ma ei tea, kas ma täna tahaks üles tulla, et ma ei jaksa täna üles tulla lihtsalt. Et nii ta on. jah, Peeter, kas piiranguid on mingeid, kas piiranguid on palju üldis? Piiranguid ei ole palju. Ma arvan, et kui inimene on saanud selle võimaluse, et ta saab selle neeru, siis isiklikult mina ütlen alati seda, et siis tuleb ka täisväärtuslikult elada, et sulle see võimalus anti. Aga mis on siis enne siirdamist ja enne siirdamist on näiteks see, et ei ole seda muret, et tahaks tualetti minna, sest uriini ei tule, ühtegi tilka sul. Et kõik see, mis on enne siirdamist, on ikka suhteliselt raske ja peale seda dialüüsi, mina tegin hemodialüüsi ja vist olin esimene, kes hakkas 4 korda tegema vist. Et füüsiline oli tugev, lihased olid, sporti olin teinud, tänu sellele ka oli kreatiniin kõrgem kogu aeg, tegin veel see aeg veel, üritasin füüsilist tööd teha veel. Ja noore mehena siis nagu oli see, õnneks, et oli see noores põlves oli see alus all, et olin tugevam. Ja peale siirdamist läks see elu ikkagi hoopis teiseks. Ja. Et ma olen näinud ju oma poja üles kasvamisele ja kõik muu. Just, see on ikkagi nagu ime. Jah, see on ime. Ja seda imet tegelikult saavad meile pakkuda teised inimesed, kes on meie ümber. Samas on jälle nii, et päris palju on keeldumisi, kui on juttu organdoonorlusest lähedase surma puhul. Ja teine asi on ka see, et meil on tehtud väga vähe tahteavaldusi. Seda saab teha siis oma digiloos, seal on kohe selline koht, tahteavaldus. Ja praegu on siis määranud siis selle, kas võiks kasutada neid organeid või mitte, pisut üle 2% Eesti inimestest, mis on tõesti väga vähe. Aga sellepärast meil ongi täna siin Maria, kes siis räägib, mis teda häirib, miks ta siis kõhkleb selle tahteavaldusega ja millised võiks olla need küsimused. Jaa, ma pean esiteks ütlema seda, et kuulates neid lugusid ja istudes siin nende inimeste kõrval, siis mu esimene sisetunne on, et enam ei ole küll mingit kahtlust selle linnukese tegemises. Et see tuleb kindlasti ära teha. Küll aga mul on võib-olla küsimus, et kuidas mina tean, et mina üldse sobin elundi doonoriks või kuidas üldse ühest inimesest ühtäkki saab doonor? No seda, et sobib, seda isegi mina arvan, et ei pea inimene hakkama ise kaalutlema. Doonori sobivust hinnatakse siiski alles, kui see situatsioon tekib. Nii et me muidugi ei võta väga eakaid inimesi, nende puhul siis see nagu ei ole enam kõne all, aga põhimõtteliselt ei pea inimene ise enne seda otsustama. Aga kuidas saab nüüd doonor sellest inimesest siis? Põhimõtteliselt ei juhtugi see kuidagi teisiti, kui tõesti väga-väga raske haiguse nii-öelda lõppstaadiumis, kui on näha, et inimese aju enam üldse ei tööta. Aju verevarustus on lakanud. Aju põhilised funktsioonid, toetab hingamist, vererõhku, südametegevust on lakanud ja
kõiki neid tegevusi inimese südamest siis teevad masinad, teeb kunstlik kops hingamist ja aju seda protsessi enam ei juhi. Alles sellisel hetkel tekib see küsimus nüüd siis, et vot sellest inimesest võiks saada doonor. Aga kuidas see selgub või kuidas tehakse kindlaks, et see inimese aju on surnud, doonori aju? Et ei ole varianti, et mingi valemi või raviga ta ikkagi võiks elu jätkata ühel hetkel? Jaa, selleks uuritakse siis aju-verevarustust, on selleks erinevad meetodid ja kui see verevarustus ajus puudub, siis me võime öelda, et see aju on tõesti surnud. Ja lisaks sellele uuritakse siis ka neid baasreflekse, mida aju siis kehale nagu korraldab või mis peavad kindlasti olema. Need on asjad, mille peale me tegelikult ei mõtle, nagu näiteks köharefleks ja see lihtsalt peab olema või see, et pupill reageerib valgusele ja kui neid reflekse enam ei ole, siis on aju ikkagi surnud. Nii et see tehakse kindlaks siis intensiivraviarsti ja neuroloogi poolt, kes kumbki ei ole kuidagi seotud organdoonorluse protsessiga ega nende patsientidega, kes ootavad siis neid organeid. Et nad teevad seda 2 korda, 2 sõltumatut eksperti ja otsustavad siis, et inimese aju on surnud. Ja alles sellisel juhul siis hakatakse mõtlema sellest organdoonorlusest. Sellega mul tekib üks võib-olla selline intrigeerivam küsimus, et kuidas tagatakse see, et minu aju võib-olla siis meelega kuidagi kuulutatakse surnuks, kui haiglas on näiteks minuga samal ajal patsient, kes siis seda mingit elundit minult just väga vajaks? No seda tagataksegi sellega, et need inimesed, kes nüüd otsustavad selle ajusurma küsimus, ei ole mitte kuidagi seotud organdoonorluse protsessidega, ka nende patsientidega, kes ootavad organeid. Aga näiteks välismaal, kas välismaal on ka minu doonorluse tahteavaldus näha? Ei, see, mis on siin meie digiloos, see ei ole seal näha. Ja meie arstid vaatavad seda tahteavaldust ka alles sellel hetkel tõesti, kui tekib küsimus. Keegi muidu seal niimoodi ringi surfamas ei käi ja vaatamas seda, et kes on tahteavaldusi teinud, seda kindlasti ei ole. See toimub ikkagi alles sellel hetkel, kui see küsimus tuleb päevakorrale ja aju on surnud. Inimese on tunnistatud ikkagi aju surnuks ja siis alles vaadatakse seda tahteavaldust. Aga ütleme, et mina nüüd otsustasin, et mina teen linnukese, et mina tahan olla elundi doonor. Kas ma peaksin täna oma eluviisis või käitumises midagi muutma, et ma saaksin olla võimalikult hea doonor tulevikus kellelegi? No ma arvan, et need samad asjad, mida sa enda jaoks teed, et sa oleksid terve ja energiline ja tubli, kõik need sobivad siis ka, nii et eraldi midagi selle jaoks kindlasti tegema ei pea. Jah, aga ma mõtlen, et kui siin meil on juba 3 inimest, kellel on siirdatud süda, 1 neer, 2 neer, kui suur see ühe doonori potentsiaal on, kui mitmele inimesele mina oma elu anda saan doonorina? Tegelikult on see muljet avaldavalt suur hulk. Ehk tegelikult saab ju annetada mõlemad neerud, maksa, kopsu, pankreast, nii et neid inimesi on ikkagi ju päris palju, kopsud mul jäi vist ütlemata. Nii et jah, kui juhtub nii, ja need on tavaliselt ikkagi sellised ajukatastroofid, ajuverevalandused, ajuinfarktid, ajutraumad ja ülejäänud organid on terved, siis kindlasti oleks mõistlik mõelda sellele, et ei võtaks neid kaasa siis. Kui tõesti oled ise juba sellises seisundis, et sinul endal ei ole nende organitega midagi teha, kuna sinu aju ei juhi enam nende organite tööd. Jaa, aga kas teie näiteks saate kuidagi teada või välja uurida, kes on teile andnud oma elundid? Ei. Ei saa, jah? Ameerikas saab. Ameerikas nad teavad, doonorid ja retsipendid. Doonor loomulikult enam ei tunne kedagi, aga peetakse ühiseid pidusid, kus on nii-öelda retsipent ja siis selle doonori omaksed. Nii-öelda Ameerikas on see teistmoodi. See on erinevates riikides tõesti erinev, aga meil Eestis on nii, et ei ole siis teada, kes on annetanud ja siis ka retsipient siis.
see on Minul jääb- anonüümne. Et kuidas sulle tundub, et ja minul on ainult üks küsimus, kus seda linnukest teha saab? jah, ikkagi digiloos, seal, kus on tahteavaldused ja teine asi kindlasti, kui te seda ei tee, siis rääkige oma lähedastega. Jaa. Et räägi oma lähedastele, õed, vennad, emad ja elukaaslane, sõbrad, milline on sinu soov, sest tavaliselt, kui see moment tuleb, siis jah, arst vaatab digiloost, aga kui seal ei ole märget, siis ta võtab ühendust lähedastega ja uurib, mis oli selle inimese tahe tema eluajal ja küsib seda siis. Ja kui tahe on teada, on väga hea ja sugulastel on ka kergem kindlasti otsustada siis ja öelda. Kui tahe ei ole teada ja sugulased on väga vastu, meil 9 keeldumist oli ka möödunud aastal, siis muidugi keegi ei lähe ka neid organeid võtma. Aga pigem, kui me mõtleme nende inimeste peale, kes meil on siin täna ja kes meil veel ootavad, need ligi 50-60 inimest Eestis, siis võiks selle tahteavalduse ära teha ilma kartuseta, et sellega võiks oma saatuse määrata. Jaa, absoluutselt. Ma olen väga tänulik selle silmi avardava vestluse eest. Ja siinkohal me lõpetaksemegi oma tänase patsiendikooli, mis võib-olla oli mõnes mõttes tavatu. Meil olid siin patsiendid, aga meil oli ka inimene siis, kes võiks olla potentsiaalselt nendele abiks. Loodame, et seda sinuga küll ei juhtu, aga kui see hetk jõuab nii kätte, siis ilmselt sa oleksid nõus, et aidata neid inimesi. Kõike head ja järgmise patsiendikoolini!